Tere, mina olen Agne Lepikson, kutsesüsteemi kvaliteedijuht ja annan teile täna ülevaate sellest, millest räägivad meile kutseandjate esitatud 2025. aasta tegevusaruanded. Tegevusaruannete ülevaade on koostatud 106 konkursiga valitud kutseandja esitatud aruannete põhjal. Miks aruannetes sisalduv info on oluline? Mõned olulised pidepunktid olen siin ka välja toonud. Kui meil on valdkonnad, kus on olemas kutsestandard, aga kutse andmine on vähene või puudub sootuks, siis sellest infost saame me lähtuda ka standardite uuendamise protsessis ja samuti vaatame, kas kutsestandard on kutse andmise aluseks või õppekava aluseks. Kutse saanute osakaal. See aitab meil hinnata, kas tulemused on aastate lõikes stabiilsed või on mõnes valdkonnas toimunud suuremaid muutusi. Järgmiseks vaided. Kui vaiete arv näitab kasvutrendi, siis mis on selle peamisteks põhjusteks? Rahaliste vahendite info aitab aru saada, milleks kasutatakse kutse andmiseks ette nähtud rahalisi vahendeid ja kas kavandatud kulud ja aruannetes esitatud kulud vastavad tegelikule olukorrale. Samuti aitab see hinnata meil seda, kas väited kutse andmise kahjumlikkuse kohta põhinevad esitatud andmetel. Loomulikult oleme me väga tänulikud ka kutseandjate tagasiside ja ettepanekute eest. Nüüd aga vaatame konkreetselt nende pidepunktide sisse. Sellel joonisel on toodud kutse taotlemise ülevaade 5 aasta vaates. Kui meil kutsestandardeid on kokku 518 ja nende kutsestandardite sees on 1095 spetsialiseerumist, siis tähendab see seda, et antavate kutsete arvu mõjutab spetsialiseerumiste paljusus, sest iga spetsialiseerumine on eraldi kutse. Näiteks kui treeneri kutsestandardeid on kokku 6 erineval tasemel, siis iga kutsestandardi sees on omakorda circa 98 spetsialiseerumist. Näiteks võrkpallitreener, ujumistreener ja nii edasi. Ja neid kutsestandardeid, milles sisalduvad spetsialiseerumised, neid on kokku 109. Siin vasakul tulbas on näha 5 aasta vaates kutsete arv, mida on võimalik taotleda ja see on üldiselt püsinud samas suurusjärgus ja samas suurusjärgus on püsinud ka nende kutsete arv, mida ei taotletud. Nii, läheme nüüd edasi. Siin on mul toodud valdkonnad, kus oli suurim kutsete arv, mida möödunud aastal ei taotletud. Ja siin on toodud 5 valdkonda. Valdavalt on siin tegemist nende valdkondadega, kus reguleeritud kutsete osakaal on väike. Samas on reguleeritud kutsete standardites, nii nagu eelpool öeldud treeneri kutse, siis on neis palju spetsialiseerumisi. Toiduainetööstus ja põllumajanduse valdkonnas saab näiteks tuua konsulendi kutse, mis on reguleeritud. Seal on 3 standardit, aga iga igas standardis omakorda siis on 27 spetsialiseerumist, mis teebki selle taotletavate kutsete arvu suureks. Ja kutsestandardite uuendamise protsessis tuleb kindlasti sellele tähelepanu pöörata, kas nendes standardites, mis ei ole reguleeritud või nendes kutsealades, mis ei ole reguleeritud, et kas siis standardites saab vähendada spetsialiseerumiste arvu. Nüüd läheme edasi kutseandjate juurde, kes kutseid ei andnud või andsid kutseid väga vähe. Ja siin ongi toodud 20 kutseandjat, kus oli kõige suurem protsent kutsetest, mida ei taotletud. Siin on näha, et 6 kutseandjat ei andnud möödunud aastal ühtegi kutset. Siin on 2 kutseandjat Eesti Disainikeskus ja Eesti Küünetehnikute Liit,
kes said kutseandja õiguse möödunud aasta teises pooles ja teatavasti peab kutseandja käivitama oma kutse andmise aasta jooksul peale õiguse saamist, ehk et need 2 kutseandjat möödunud aastal ei jõudnud oma kutse andmise tegevust käivitada. 3 kutseandjat siin neist 6 on sellised Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, Eesti Plastitööstuse Liit ja Eesti Arhivaaride Ühing, kus koolides õppegruppe ei avatud ja ei olnud ka töömaailma taotlejaid. Nüüd, kui vaadata neid kutseandjaid, kes on siin märgitud rohelisega, siis nende antavate kutsete hulgas on väga palju spetsialiseerumisi, et seetõttu olen need siin ka eraldi ära märkinud. Ja kutsesüsteemi reform püüabki nüüd seda probleemi lahendada selliselt, et reguleeritud kutsete puhul jääb kutsestandard, aga reguleerimata kutsete puhul saab vajadusel liikuda kompetentsiprofiilide juurde ja seeläbi väheneb ka kutsestandardite arv. Nüüd sellel slaidil näitan kokkuvõtvalt osakaalu kõigist kutseandjatest 6 aasta vaates, kes kutseid ei väljastanud, et kui 2024. aastal oli vaid 2 kutseandjat sellist, kes kutseid ei andnud, siis möödunud aastal juba nagu eelmisel slaidil räägitud, ei andnud kutseid 6 kutseandjat. Ja valdavalt on aastate lõikes siis püsinud nende kutseandjate arv, kes kutseid ei andnud 5% juures keskmiselt. Aga läheme nüüd kutse saanute osakaala võrdluse juurde töömaailma ja kutseõppe lõpetajate vahel. Et siin on toodud 6 aasta vaade. Pildilt on näha, et perioodil 2020 kuni 2023 või 2022 püsis protsent üsna ühtlane töömaailma kutsete ja kutseõppe lõpetajate osas. Aga näiteks 2024. aastal suurenes töömaailma taotlejate seas kutse saanute osakaal 89%-ni, ent kutseõppe lõpetajate seas langes see samal ajal 83%-ni. Ja ka möödunud aastal oli kutseõppe lõpetajate seas kutse saanute osakaal madalam kui töömaailma taotlejate hulgas. Nüüd aga vaatame kõrgeima mittesooritanute osakaaluga õppekavarühmasid kutseõppe lõpetajate seas ja siin on toodud ka 5 aasta või 6 aasta vaade. Sinine joon näitab siis energeetika valdkonda ja võrreldes perioodiga 2020 kuni 2024 on energeetika valdkonnas kutse mittesaanute osakaal suurenenud. Kui siis sellel perioodil 2020 kuni 2024 oli mittesaanute osakaal keskmiselt 13%, siis 2025. aastal tõusis see 31%-ni. Ja suurenemise trendi on näha ka tehnika ja tootmise valdkonnas, kus siis kutse mittesaanute osakaal kasvas 2024. aasta 25%-lt siis möödunud aastal 31%-ni. Metsanduse valdkonnas on kutse mittesaanute osakaal perioodil 2020 kuni 2025 olnud langustrendis, aga transpordi valdkonnas langes mittesaanute osakaal 2022. aastaks võrreldes siis näiteks 2020. aastaga, kuid püsis perioodil 2023 kuni 2025 suhteliselt stabiilsena 20% juures. Aga sellest kõigest räägib detailsemalt juba Maris oma esitluse juures, et minul on siin toodud valdkonnapõhised osakaalud. Siin joonisel on näha välja toodud mul 2 valdkonda, kus kutseõppe lõpetajate eksami sooritanute osakaal muutus enim 2025. aastal. Et joonis ise on küll 6 aasta kohta, aga just huvitav oli seda vaadata just nagu möödunud aasta vaates.
ja saab ka välja tuua, et eksami sooritanute osakaal kutseõppe lõpetajate hulgas on siis perioodil 2020 kuni 2025 enim vähenenud infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni ja perioodil 2023 kuni 2025 sotsiaalhoolekande valdkonnas. Ja siin saab ka välja tuua selle, et näiteks 2023. aastal muutus IT-süsteemide nooremspetsialisti kutseeksami sisu. Kui varasemalt kasutas kutseandja rahvusvahelist IKT kompetentside testi, siis alates 2023. aastast on kutseeksamile pääsemise eelduseks esitada kirjalik praktiline lõputöö ja siis mille kaitsmine toimub kutseeksamil. Aga kui nüüd vaadata sotsiaalhoolekande valdkonda, siis eksami sooritanute osakaal perioodil 2020 kuni 2022 püsis praktiliselt 100% juures. Nüüd 2023. aastal langes see 83%-ni, aga samal aastal suurenes siis valdkonnas näiteks Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni kutseõppe lõpetajate hulgas taotlejate koguarv 42%. Ja näiteks sealhulgas veel hooldustöötajate kutsetaotlejate osakaal tõusis enam kui 100%. Nüüd siin on näha välja toodud 2 valdkonda, kus möödunud aastal eksami sooritanute osakaal töömaailma taotlejate hulgas on enim kasvanud. Ja need valdkonnad on siis haridus ja metsandus. Hariduse valdkonnas saab välja tuua ka selle, et 2025. aastal kasvas näiteks õpetaja kutsetaotlejate arv ligi 46% võrreldes 2024. aastaga. Ja aga kui nüüd tervikuna üle kogu kutsetegevuse valdkondade vaadata, siis töömaailma taotlejate hulgas oli siis möödunud aastal võrreldes varasemate aastatega see protsent mõnevõrra tõusnud, et kui aastatel 2020 kuni 2024 oli eksami sooritanute osakaal keskmiselt 85%, siis vastav näitaja oli möödunud aastal 87%. Aga läheme nüüd kaebuste ja vaiete juurde. Siin on üldpilt kõigist või kutseandjatest, kellele esitati kaebused ja vaided ja teises tulbas on näha kaebuste ja vaiete arv. Kui 2024. aastal oli kaebuste ja vaiete arv langustrendis ja saime juba rõõmustada, sest et tõesti perioodil 2020 kuni 2023 varieerus siis kaebuste ja vaiete arv 100 kuni 68 vahel, siis nüüd möödunud aastal jäi kutseandjate arv, kellele kaebusvaideid esitati samale tasemele 2024. aastaga, küll aga tõusis neile esitatud kaebuste vaiete arv. Ja kaebuste vaiete põhjusena toodi peamiselt välja näiteks, et kutsetaotleja ebapiisava tutvumise kutsestandardite ning kutse andmise korranõuetega, vaidlused kutse-eelduste tõlgendamise üle, üleüldine rahulolematus hindamiskomisjoni otsustega ja samas ka puudused hindamisprotokollides. Siin on nüüd toodud välja 3 valdkonda, kus siis esitati enim kaebusi ja vaided, et nii nagu eelmisel slaidil öeldud, oli esitatud kaebuste vaiete arv 85, siis need 3 valdkonda või nende valdkondade kutseandjatele esitatud kaebused ja vaided moodustasid sellest 85-st 85%. Ja nendes valdkondades on valdavalt siis reguleeritud kutsed.
Aga näiteks oli ka 4 sellist valdkonda, kus ei esitatud ühtegi kaebust ja vaiet, näiteks infotehnoloogia ja telekommunikatsioon, metsandus, teenindus ja tehnika tootmine ning töötlemine. Nüüd sellel pildil on välja toodud 3-4 kutseandjat, kellele siis perioodil 2023 kuni 2025 esitati enim kaebusi vaideid. Et nüüd see kutseandja 2, punane joon, et siin on tegemist sellise kutseandjaga, kes annab ainult reguleeritud kutseid ja siin on tegelikult rõõm ja neid kutseid on üsna palju, mida ta annab. Et siin on rõõm tõdeda, et 2023. aastast siis 2 järgneval aastal on väga oluliselt vaiete arv vähenenud. Samas on kutseandja siis sinise joonega, kutseandja 1, et siin on näha, et see varieeruvus on olnud päris suur, et kui 2024. aastal esitati 3 kaebust vaiet, siis möödunud aastal tõusis 32-ni ja siin on samamoodi tegemist reguleeritud kutsete andmisega. Ja 2 kutseandjat, siis lilla ja roheline joon näitavad siis stabiilset kaebuste vaiete esitamise arvu. Nii. Nüüd läheme edasi rahaliste vahendite juurde. Siin sellel slaidil on nüüd välja toodud 5 kutseandjat, kelle jooksva aasta tulud miinus kulud olid miinuses. Aga paremal on välja toodud kogujääk ja kogujääk on siis selline jääk, mis on kogunenud kutseandjal alates tema tegutsemisperioodi algusest. Ja siin ma tahangi näidata seda, et vaatamata sellele, et kui jooksva aasta jääk oli kutseandjal miinuses, siis näiteks siin konkreetselt 3 juhul on kogujääk kenasti plussis. Ja see suur miinus jooksval aastal ei pruugi sugugi tähendada seda, et midagi on kardinaalselt valesti või halvasti. Pigem näitab see seda, et kutseandja on teinud just sellel konkreetsel aastal väga suuri arenduskulusid, näiteks on eksamimaterjale suuremahuliselt uuendanud, samas on ka õigusabikulud ja ta ongi kõike seda ka planeerinud oma kogujäägi arvelt. Aga nüüd siin paremal on mul välja toodud see, milliseid kulusid saab teha kutse andmisega seotud rahaliste vahendite arvelt. Need on kutse andmise ettevalmistamisega seotud kulud, kutsekomisjoni ja hindamiskomisjoni tööga seotud kulud ning kutse andmise korraldamisega seotud kulud ja see kõik on sätestatud kutseseaduses. Nüüd, kui kutseandja soovib teha kulusid nendest punktidest, need, mis ei ole nende punktidega kaetud, siis saab ta neid kulusid katta organisatsiooni oma vahendite arvelt. Näiteks, kui kutseandja soovib tasustada kutsestandardi töörühma tööd, et neid kulusid ei saa katta kutse andmisega seotud rahalistest vahenditest. Et see on üsna selge. Nii, läheme nüüd järgmise slaidi juurde. Siin sellel slaidil on antud ülevaade 3 aasta lõikes ja siin on igal joonel siis on kutseandja või jah, et siin on nagu kutseandjad on jaotatud 3 gruppi ja see joonis siis iseloomustab nende rahaliste vahendite seisu siis viimasel 3 aastal. Sinine joon näitab nüüd nende kutseandjate arvu, kelle aruandeste jääk oli suurem kui 15%. Ja punane joon nende kutseandjate arvu, kelle jääk on alla 15%, aga tulem on ikkagi plussis. Ja nüüd roheline joon neid, kelle
jooksva aasta tulem on miinuses. Siin on tegelikult möödunud aasta vaates see pilt üsna rõõmustav, sellepärast et nende kutseandjate arv, kelle aruandeaasta jääk on suurem kui 15%, on möödunud aastal võrreldes siis 2024. aastaga kasvanud 12 kutseandja võrra. Nende kutseandjate arv, kelle jääk on miinuses, on langenud 10 võrra. Ja see tähendab tegelikult seda, et kutseandjad mõtlevad järjest enam läbi oma ressursikasutust, et tänases majandusolukorras kenasti hakkama saada. Nii, ja siin on mul nüüd toodud selline tore pilt, mille ma palusin teha AI-l just kutseandjate poolt esitatud ettepanekutega. Ja kõigile kutseandjatele, kes oma ettepanekuid esitasid, oleme me juba vastanud või kohe-kohe vastamas ja tagasisidet andmas. Ja kindlasti püüame neid kõiki ka arvestada, aga samas tuleb öelda, et kõigi ettepanekute elluviimine ei ole alati lihtne ega kiiresti teostatav, sest osa neist eeldab täiendavaid rahalisi vahendeid ja IT-arendusi. Sellega on minu poolt ettekanne lõppenud ja tänan teid kõiki.